Tšau. Issand, ma ei kuule sind. Sa oled mute'i peal? Jaa, ma olin mute'i peal. Speaker gallery. Nii. Kuidas mind näha on? Kas valgus ei ole liiga ere või? Selja taga. Ma vist endal tõmban rohkem kardinat eest ära, sest ma tulen nähtavale. Ma arvan, et sa oled nagu vikerkaare keskel särad seal. Kätt küll näha ei olnud, aga sa oled mingi telefoniga? Jaa, ma olen telefoniga. Sa oled portrait režiimis. Huvita, kas me nüüd jääme mõlemad peale? Pane sealt vaatest, pane 2 akent. Panin. Ütlesin view alt, ütlesin, et tegemist on gallery'ga, mitte speakeriga. Jaa. Küsimusi mäletad? Jaa, kõik on ilusti kirjas. Sul ka samamoodi. Eks saab siis see tutvustust ja kõike. Jaa. Mis asja? Kas me teeme samamoodi nagu eelmine kord? Küsid mu käest jah, ja siis ma räägin. Ja pluss, et ma juhatan sisse, et Anastasia Smatrova ja et oled Must ärikooli arendusjuht ja kõik see muu jutt. Lektor ka. Ja lektor. Ja et kui karjäärikeskus on muidu tuntud võib-olla nagu rohkem õpilastele kasu loomiselt, et sealt tegelikult tuleb ka ettevõtjatele ja bla, eks ole, ja et võib-olla siis Anastasia saadki rääkida, eks ole, et mis kasu sellest nüüd ettevõtja saab, et juhatan nagu esimesse küsimusse. Ma ei tea, või teeme nii, et ma räägin endast mingi 3 sõna, ja siis, no sõnaga küll me hakkama saame. Jaa, mina olen Erki. Täna kutsusin laivi meie Must ärikooli arendusjuhti ja lektorit arutlema teemal karjäärikeskus. Juhu! Kuule, ma lähen panen vist pintsaku peale, muidu ma liiga paljas. Ma ei tea, kas sihukest asja saab olla, et naisterahvas on liiga paljas. Väga hea, super. Nii on palju parem, on ju? Väga soliidne. Kohe on sihuke... Vikerkaare selle taustal. Hea. Lastetoas. Aga ma loodan, et saab ilusti hakkama. Kule, ma viskasin lapsed välja, ütlesin, et enne kella 1 palun tuppa mitte tagasi tulla, et meil on siin mänguväljakuid, käige kas või kõik järjest läbi. Ja panin omale vesti peale, et näeks ka natukene pidulikum välja. Ma enda lastele ütlesin ka, aga nad ütlesid, et sa võid ise mine. Mulle öeldi, et aga me võime ju vaiksed olla. Mõtlesin, jaa, te võite vaiksed küll olla ainult, et see on otse eeter ja see läheb YouTube ja igale poole, et ma päriselt ka ei taha teie kilkamist sinna taha. Esiteks see ja teiseks, no minu omad ütlesid kohe, et kuule, ära jama, meil PlayStation praegu pooleli. Sa ei tule ülvitsema praegu. Mul tütar on 12, et hommikul ma juba rääkisin talle, et mul on natukene tema koostööd ja abi vaja, et 7-aastale selgitada, kui huvitav on kell 12 välja minna õue ja kui väga seda on vaja. Tervisele kasulik ka, eks? Absoluutselt, väga ilus ilm on. Et kui oleks vihm olnud, siis oleks juba probleem olnud, et mida ma teen nendega. Lähme laivi. Lähme laivi. Lähme. Vaatame, kas on meeles, kuidas see käis. Ketrab üles ennast.
laeb sul või oleme juba otse-eetris? Mul näitab, et oleme otse-eetris. Mul lõpetas laadimise, nii et ilmselt me oleme nüüd otse-eetris. Tervitus kõigile vaatajatele. Teeme järjekordse Most Ärikooli Facebooki otse-eetri ja tänane teema on Most Ärikooli karjäärikeskus. Et kui ta üldiselt on tuntum võib-olla kasuloojana õpilastele või õppuritele, siis täna võtame teise vaatenurga ja räägime hoopis, et millist kasu saab sellest tööandja või ettevõtja ja saadet juhib Erki Tammleht või siis otse-eetriteks, et varem ka pika turundusalase kogemusega, et 15+ aastat alustades reklaamiagentuuris ja lõpetades turundusjuhi ametipidamisega ja pikaajalise Most Ärikooli karjääriga Anastasia Smatrova, kes on nii lektor kui ka ärikooli arendusjuht ja tänu ilmselt sellele ka õige inimene rääkima tänases teemas. Aga nagu ikka, mina olen niisuguses mõnusas küsija rollis ja Anastasia saab vastajatooli peal istuda. Et võib-olla alustamegi sellega, et sa teed niisuguse üldise ülevaate sellest, millist kasu Most Ärikooli karjäärikeskus loob ettevõtjale. Ja ma tahtsin eesotsas tervitada ka minu enda poolt kõiki vaatajaid, kes täna tulid kaasa elama ja juhul, kui sa praegu eetris otse ei saa meid kuulata, siis kindlasti pärast vaata järgi, et mul on hea meel teid kõiki tervitada. Ja olen tõesti Most Ärikooli arendusjuht, olen Most Ärikoolis juba olnud mitmeid aastaid ja tihtipeale minu käest esitatakse see küsimus, või küsitakse minu käest, et karjäärikeskus, et see on ju õpilastele, et see on ju ainult õpilastele. Siis ma ütlen, et ei, et karjäärikeskus on tegelikult see koht, kus ettevõtja saab ka väga palju abi meie käest, on ju meie Most Ärikooli karjäärikeskuse käest ja kuidas siis, kui sa küsisid minu käest seda, et kuidas, millega saab ettevõte siis karjäärikeskusesse pöörduda, on see, et kuna me räägime siin, et digiturundus tuleb peale, eks ju, või on juba peale tulnud ja osad ettevõtted on ju jäänud vana offline turunduse peale truuks ja kindlaks, siis osad ettevõtted praegu ei tea veel täpselt, miks neil seda digiturundust vaja on ja võib-olla koheselt ei olegi nii suurt ressurssi, nii rahalist kui ajalist, et palgata endale inimest või otsida endale digiturundaja enda ettevõttesse, et digiturundaja siis hakkaks talle ka digiturundust tegema, mitte tavapärast turundust. Ja vot selliste ettevõtjate jaoks, kes veel ei tea või ei ole kindlad või neil ei ole hetkel veel ressurssi selle jaoks, on olemas karjäärikeskuses ju täiesti suurepärane projekt nagu praktikant, et meie Most Ärikooli õpilased ju õpivad meil aasta stardib mitmeid kursused, kus meil on kursused pungil täis inimestest, noort verd, kes soovivad oma käsi soojas hoida ja soovivad harjutada ja meie pakume siis ettevõttele sellist täiesti tasuta võimalust proovida siis digiturundajat enda ettevõttes, eks ju, praktikandi näol. Et ainukene väljaminek või mis seal võib ettevõttel tekkida on see 10-20 eurot, on ju, et kui praktikandid hakkavad juhendaja käe all seadistama ettevõttele reklaami, et siis selline väike eelarve nende endi ettevõtte reklaamimiseks võiks selles mõttes arvestatud olla. Ja teine võimalus on see, üks on see praktikant, ja teine võimalus on see, et meil on proovitööprojekt, kus siis ettevõte võib-olla tahabki natuke ressurssi, et juba on praktikanti proovinud, aga veel ei ole valmis endale täisspetsialisti võtma, palkama, eks ju. Et meil on olemas ka proovitööprojekt, kus sa annad värskele juba spetsialistile, mitte praktikandile, vaid värskele spetsialistile siis võimalust oma tõestamiseks sinu ettevõttes juba kas palkamise või agentuuri abiga, eks ju. Ja siis kolmas variant on see, et sa tuledki karjäärikeskusesse, et sa oled praktikant ja oled proovinud, prooviprojektis oled osalenud, kõik sulle väga hästi sobis, et nüüd sa oled veendunud selles, et sul on vaja digiturundusjuhti enda ettevõttesse, sest sa näed, et see toob kasu.
ja siis sa pöördud karjäärikeskuse poole juba sellise küsimusega või kas otse sellise küsimusega, et tervist, mul on vaja profi, spetsialisti ja karjäärikeskus saadab sulle välja siis inimeste portfooliod ja sa saad ise välja valida tegelikult inimese, kes võibki saada sinu potentsiaalseks kas koostööpartneriks või täitsa töötajaks, täiskohaga töötajaks. See on nii lahe, mida sa räägid. Selles mõttes kindlasti need, kellel ei ole veel täna digiturunduses inimest või kes ei ole selles väga tugevad, peaksid seda tegema. Et kui me vaatame siin viimast 2 aastat, eks ole, et kuidas meil on kuude kaupa ettevõtted sisuliselt ja offline'is, eks, et need, kes online'is ei ole, nendel võib praegu päris keeruline olla. No metsik areng selles mõttes uude ajastusse, et praegu on suht selline võidujooks, on ju, et kes jõuab veel online hüpata ja kes ei jõua, eks ju. Ja me praegu arvestamegi sellega, et kuna on selline raske aeg, on ju, paljudel ettevõtetel ei olegi, me ei räägi ainult, me räägime ressurssides, et kui me oleme nüüd otse ausalt, on ju, räägime sellest, et paljudel ettevõtetel ei olegi võimalik hetkel palgata endale ja ei olegi võimalik agentuuri abi kasutada, on ju, aga palun Most ärikool annab sellise võimaluse, et andke praktikandile, et pidage meeles praktikantile, et väga tahaksid harjutada teie projektide peal. Praktikant on ju selles mõttes ka hea võimalus, eks ole, ettevõtjale, et katsetada, et mida ja kas see digiturundus annab. Aga kuidas ettevõtja satub üldse Most karjäärikeskusesse, mis ta selleks tegema peab või kellega ühendust võtma või mis kvaliteetidele vastama või kuidas see protsess välja näeb, et kasu sellest me oleme rääkinud, aga kuidas sinna kuidas ma ütlen, et magusa paja äärde pääseda? Kõik arvavad, kusjuures ma olen nii paljudega rääkinud ettevõtjatega ja siis kõik arvavad seda, et nüüd ma pean mingi teatevõidu jooksu ära jooksma, vastama, nagu Eestis ikka bürokraatia, eks oleme harjunud sellega, et sa pead vastama mingi kindlatele kriteeriumitele selleks, et saada mitte mingisuguseid lahendusi. Siis meie puhul avame teile suure saladuse, sa ei pea vastama mitte mingisugustele kriteeriumitele, piisab sellest, kui sa oled lihtsalt registreerinud ettevõtja ja sul on vaja digiturundajat ja mitte midagi rohkemat sa ei pea tegema, kui sa lihtsalt annad endast märku kas arendus@most.ee või marina@most.ee, kus ma siis juba kontakteerun sinuga või meie karjäärikeskuse spetsialist kontakteerub sinuga ja kaardistavad ära, mis on sinu vajadused, võimalused ja kuidas me saame omalt poolt sind aidata, et sa saaksid olla samm lähemal online ajastule. Väga lahe, sa enne korra mainisid seda, et praktikant teeb mingisuguseid kulusid natukene, aga mis need kulud täpselt on või kui suureks kulubaas ettevõtjale võib kuluneda, et tegelikult ju veenduda selles, et mis see digiturundus on ja kas tal on digiinimest vaja? Ja, et meil on ju õppekavad on ju avalikult internetis olemas ja tegelikult kui ettevõte võtab endale praktikandi, siis ta näeb ka kogu õppekava, mida siis praktikant hakkab terve selle kursuse vältel õppima ja terve kursuse vältel on seal ka sellised tunnid nagu sihitud reklaam, eks ju, kus praktikant hakkab siis lähtuvalt sinu projektist nagu sinu päris töötaja hakkab seadistama sulle küll väga värskelt, eks ju, sest et ta ei ole kunagi teinud, on ju, aga ta hakkab seadistama reklaami juhendaja käe all, eks ju. Ja selleks, et sinu enda ettevõtte saaks reklaami, siis 10-20 eurot oleks hea arvestada selle budžetiga ja reklaami eelarvega, millega siis saab praktikant seadistada reklaami sinu ettevõttele juba. Kas see 10-20 eurot on kuu või nädal või päev või mis perioodist? 10-20 eurot on tegelikult kõikide nende kuude vältel ainukene väljaminek. Ja nii armas on see, et mul paljud ettevõtted helistavad ja inimesed ei suuda uskuda, et kuidas see võimalik on, et miks te nii palju vastu tulete, et osad ettevõtted, kes on minu käest praktikanti võtnud, pärast helistavad mulle tagasi, et nii on asja, et räägi nüüd, et milles päriselt asi on, et kas ma pean koormama praktikandile sõidud või transpordi või äkki ma pean talle lõunad välja tegema või järsku ma pean talle ikkagi mingi raha maksma, siis ma ütlengi, et te annate ju läbi selle neile võimalust ju harjutada kätt
et siin ei ole nii, et te võtate ja siis peate midagi andma. Te annate selle, et lubate kätt harjutada ja lubate endal projektide näol siis õppida ja kasvada. Et sisuliselt 3 tassi kohvi eest saab omale pikaks ajaks töötaja. No, selles mõttes peame ikkagi arvestama sellega, et ju praktikant on päris toores veel, et osadel on ka sellised ootused, et ma võtan praktikandi ja nüüd ta kohe mul loob esimesel päeval strateegia, teisel päeval müügitunnelid, eks ju, kus kohast mingid inimesed maandamised, siis teeb mulle suurepärast teemali turunduse kampaania läbi. Et peab ikkagi arvestama sellega, et kui tegemist on praktikandiga, siis seal läheb aega ja ta ei ole veel nii julge ja vahest ta võib küsida sinu käest mingid rohkem küsimusi, kui võib-olla tavatöötaja küsiks. Et selles mõttes peab siinkohal ka arvestama sellega, et tegemist on ju õpilasega, kes alles õpib käima. No kuidas ma ütlen, et praktikant õpib läbi praktilise töö, et see nimigi praktikant räägib sellest, eks. Aga ühel päeval, kui ta on nüüd valmis, eks ole, et ega see kursus ei kesta tal ka igavesti, mille kõrval ta praktikat teeb, et ta nagu päriselt tahab tööle minna või ettevõtja jaoks on ta ka küps, et mis siis saab, kui praktikantist saab järsku kooli lõpetaja, et kuidas sealt edasi minna või mis peale seda nagu juhtub? Meil on mitu varianti. Muidugi ettevõtetel on ju võimalus oma praktikante tulevikus tööle värvata ja me kõik teame ju seda, et noor töötaja või noor digiturundaja ju küsib natukene väiksemat võib-olla töötasu, eks ju, kui võib-olla mingi spetsialist. Et siinkohal jällegi hea võimalus on see, kui sa nägid oma praktikandis potentsiaali, te klappisite inimestena, ta sobib sulle, te saite aru kõikidest asjadest, teil on ühine visioon, siis muidugi te saate juba karjäärikeskusele anda signaali, et kuule, et mina tahan seda inimest enda juurde tööle ja karjäärikeskus muidugi toetab seda ja igati meil on nii mitmeid olukordi olnud, kus lõpuks ettevõte, kes varasemalt digiturundust ei kasutanud, siis hiljem avastas ennast, et ta tahab just seda inimest endale tööle värvata, ja muidugi ka selles mõttes, kui sa saad selgeks, et sa tahad endale ikkagi töötajad või spetsialisti, siis samamoodi pöördud karjäärikeskusesse, ütled, et meil oleks spetsialisti vaja ja siis me leiame sulle, karjäärikeskus saadab laiali portfooliod inimestest, keda me siis sinu iseloomustuse või sinu vajaduste järgi välja valime ja siis sina juba valid enda ettevõtte jaoks selle sobiva inimese. Vaata, sa enne nagu mainisid, selles mõttes meil on nagu hästi loogiliselt kuidagi tänane vestlus arenenud, et praktikandi kulud ühel hetkel ta lõpetab, aga enne sa rääkisid ka midagi proovitööst, et mis asi on proovitöö või mis kvaliteeti ta ettevõtja jaoks annab või et miks seda vaja on või kellele seda vaja on? No meil on selline süsteem käib, et need inimesed, kes Must ärikooli on lõpetanud, siis neil on võimalus hakata koostööd tegema agentuuriga ja koostööd tegema agentuuriga ja läbi selle, kui nad peale oma edukat eksami kaitsmist ja kõikide koduste tööde esitamist, me näeme seda, et agentuur võib tema eest vastutust võtta, sest Must ärikooli vastutab oma mainega. See tähendab seda, et proovitöö, see satuvad küll noorspetsialistid, aga me oleme need võtnud enda juurde proovitöö projekti, sest me vastutame nende eest. Me võime, ühesõnaga ettevõte võib meid selles mõttes usaldada, et meil on ka nii-öelda koolisisesed väiksed testid, et mille kaudu siis juba see vilistlane, Must ärikooli vilistlane satub proovitöö projekti. Ja proovitöö on nüüd Must ärikooli tehtud või ettevõtja poolt antud? Ei, Must proovitöö on Must ärikooli projekt ja vot sinna või praktikant siis satub sinna peale kooli lõpetamist proovitöö projekti ja vot see proovitöö projektis olev endine õpilane ehk siis Must ärikooli vilistlane juba saab teha koostöös agentuuriga ettevõttele kas
kaks varianti, kas ettevõte siis peale kursuse lõpetamist värbab teda enda juurde tööle või teine võimalus on see, et ta läheb agentuuri, kuid siinkohal, kuna ta on ikkagist proovitöö ja ta on roheline spetsialist, siis kui te soovite nii-öelda proovitöö spetsialisti enda ettevõtte jaoks freelance'ina tööd teha, eks ju, siis agentuur paneb tema juurde veel juhendaja 3 kuuks ja projektijuhi, mis tähendab seda, et igal poolt see proovitöö pilistlane või see proovitöö või see noor spetsialist on tegelikult igalt poolt juba toetatud ja eksimisvõimalust väga ei ole. Täitsa loogiline jälle, eks ole. Ehk kui me nagu tööandja või töövõtja vahelistest suhetest räägime, siis et üks võimalus on alati see, et palgata endale täiskohaga töötaja. Sa oled nüüd rääkinud ka agentuurist, et millistel puhkudel see agentuur nagu võiks kasulik olla või miks kasutada agentuuri või millistel puhkudel kasutada põhikohaga töötaja asemel agentuuri? No näiteks siis, kui sul ei ole vaja täiskohaga digiturundajat, sest täiskoht me nagu ei tea, me on 168 tundi kuus pluss 75% või oli see 76% iga töötaja pealt maksa, kui me ei arvesta siin seda miinimum maksuvaba ühesõnaga palka, eks ju. Et see on tegelikult päris korralik väljaminek ja juhul, kui su ettevõttel ikkagist ei ole vaja täiskohaga digiturundajat, siis sul on võimalus ka agentuurisse freelance'ina sisse osta, näiteks, et sa tahad ainult sotsiaalmeediahaldust. Või sul on vaja ainult email turundust teha või sul on vaja ainult sihitud reklaami või sul on vaja ainult üks kampaania läbi viia. Et sellistel puhkudel sul on võimalus kasutada siis agentuuri teenust ja pöörduda Most agentuuri juba ja siis sealt kaudu me paneme sulle kokku tiimi ja teeme sulle pakkumise. See agentuuri teema tundub täitsa nagu eraldi võib-olla ühte otse eetrit väärt, et agentuuris ma olen ise... Oi jaa, kindlasti ma võiksin tundide viisi rääkida tegelikult, mis võimalused veel Most ärikoolis on, sest Most ärikool ongi sõna kool, võib-olla paneb need piirid kinni, et tegelikult me loome siin start-up'i, eks ju, meil on oma karjäärikeskus, oma agentuur, eks ju, et tegelikult see Most Business School või üldse see ettevõte Most on tegelikult väga võimas ja seal on tohutult palju võimalusi nii ettevõtetele kui ka õpilastele. Most iseenesest võib-olla oleks hästi võrreldav nagu võrgustikuga, kus on palju võimalusi, aga võrgustikule omaselt on seal need võimalused kõik omavahel põimitud ja kaasa arvatud, eks ole, see tugisüsteem või niisugune nagu pehme võrk, kuhu peale need tudengid või vilistased kukuvad, eks ole, kui nad ise hakkama ei saa. Aga võib-olla tõesti seda teeme nagu täitsa eraldi laivina mõnikord, et ma kardan, et me muidu võtame siit tunni ja inimestel keset päeva äkki seda tundi ei ole. Aga ma küsin võib-olla nii palju veel, et kas Most oskab ise nagu nõu anda, et millal on kasulik palgata ja millal on kasulik võtta võib-olla agentuurist töötaja või peaks nüüd mulle lihtsalt tundub, et see agentuur nagu pigem sobiks väiksemad võib-olla ettevõtte juurde, kus töömahtu ei ole. Aga võib-olla see ettevõtja ise ei ole nii kogenud, et neid otsuseid langetada, et kas Most oskab nagu siin ka konsulteerida või vaadata? Muidugi, meil on väga suurepärane sõbralik meeskond, kes on valmis alati toetama ja aitama ja rääkima, et kuuled, et kaardistame sinu vajadused ära, eks ju, et siin kohal oleks sul võib-olla vaja ikkagist agentuuri või võtta näiteks praktikant, sest et praktikant ei ole ju ainult ühe korra projekt, et sa võid praktikante ju võtta mitmeid inimesi järjest, eks ju. Et kõigepealt võtad endale sotsiaalmeedia spetsialisti, siis võid endale võtta internetiturundusjuhti, sest õpilasi tuleb kogu aeg peale. Et siin kohal täpselt nii kaua, kuni sa küpsed ja oled valmis mingil hetkel, täpselt nii kaua sa võidki praktikante endale võtta. Nüüd ühe asja, mis ma jätsin rääkimata, on see, et kui praktikant, kui ettevõte endale võtab praktikandi, siis nad sõlmivad siis Most ärikool praktikant ja ettevõte sõlmivad 3 osapoolte lepingu, eks ju, kus siis ettevõte ja praktikant sõlmivad omavahel juba sellised
tingimused, ehk siis praktikandil ei ole õigus minna rääkima siseinformatsioonist, mis ettevõttes toimub, pluss siis ettevõte siis annab talle kirjalikult loa, et sa võid haldada minu sotsiaalmeediat ja siin on minu kasutaja ja kasutajatunnused ja mis iganes võimalused, mis annavad ligipääsu sotsiaalmeedia kanalitesse. Et siinkohal on ka kindlasti, tahtsin ära märkida, et kõik on kaitstud ja ettevõte ei pea tundma seda, et aga mis nüüd praktikant võtab minu projekti ja teeb sellega ükskõik, mida ise tahab ja siis pärast otsida ta siis taga. Et sellist võimalust ei ole, et kõik on ikkagist lepinguga ja ametlikult siis ära kinnitatud, et keegi ei pea tundma ennast ebaturvaliselt või ebamugavana. Ma ei tea, minule tundub see kõik nii loogiline ja selge ja kogu see tugivõrgustiku süsteem ja päris palju ettevõttele ka garantiisid anda, eks ole, kvaliteedi ja konfidentsiaalsuse osas. Et kui kellelgi on küsimusi, siis saab neid laivi alla postitada, et nendele me kindlasti saame vastata mõistlikult. Ja kui keegi tahab karjäärikeskusesse tulla, siis most.ee on see e-maili aadress, kuhu kirjutada. Et mina ei oska täna nagu rohkem siit midagi küsida, et kui sul on veel omal midagi lisada, siis... Mina tahtsin omalt poolt lisada, et ma kutsun üles kõiki ettevõtteid, kes ei ole veel digiturundusega liitunud, siis andke see võimalus teie ettevõttele liikuda ikkagist uue ajastuga kaasa ja ärge häbenege kirjutama, et kuule, mina olen ettevõte, kes vajab abi, me toetame, aitame, me anname teile võimaluse, anname praktikandi võimaluse, et see on tegelikult see kuldne tee keskkond ja keegi ei pea kartma kirjutada või mõtlema, et kuule, aga mis siis, kui me ei vasta tingimustele. Kõik vastavad tingimustele. Most ärikool on hinnanguline või tähendab hinnanguvaba ja kõiki toetab, nagu Erki ütles, võrgustik. Väga super, Anastasia. Mina tänan sind omalt poolt ja tänan ka kõiki meie kuulajaid ja vaatajaid nende aja eest. Loodetavasti me lõime kvaliteetset sisu ja teeme seda ka edaspidi. Jah, nii et kohtumiseni juba järgmisel korral. Absoluutselt. Nii, live on kinni. Super! Kõik või? Võib edasi töötada või? Jube lahe on vaadata seda, kuidas mingisugune umbes 3-4 sekundit on delay Facebookiga. Ja, saame edasi töötada. Ma tegin juba YouTube'i coveri ja saatsin selle Blonskile ka. Ja... Nice. Kui see video YouTube'i saab üles, siis ma share'in seda edasi ka. Ja ma kirjutan kirja ka kõikidele kontaktidele, et kui video on YouTube'is üles, siis ma saadan selle välja. Yes. Davai! Tšau! Aitäh sulle! Oota, järgmine neljapäev meil on siis mis teemal live? Meil on Instagrami live sinuga. Ma sulle peast enam teemat ei mäleta, aga... Oota, järgmine neljapäev on 28. Ja, kas see oli neljapäev või kolmapäev, ma enam ka ei mäleta. 28. ja siis oli teema oli mina või? Ja, teema olid sina ja mul on hunnik küsimusi, mida ma lubasin puhtamaks kirjutada, et need olid meie mingi vestluse pealt kokku tulistatud. Aga sinu käest ma tahan ka muide midagi. Pilti. Nii? Pilti. Pildid või? Sellepärast, et hea küll, et ma lasin nüüd ühe pildi rotti su sotsmeediast, aga sealt edasi tulevad sellised väga hõumi pildid kõik. Ja minu mõelest... Kasuta seda, mis Facebooki profiiliks on. Ma võin seda kasutada. Aga ma kardan, et meil tekib natukene nagu reklaamipimedus, et kui me kogu aeg paneme ühesugust pilti sinuga üles, et mõnes mõttes oleks lahe, kui see vahelduks. Sa võid muidugi öelda. Irgikene, no mis sa mõtled? Minul on nii palju tööd. Ma ei jõua käia pildistamas. Mul ei ole pilte. Mul on näe, siin olen. Tee pilt kohe. See oleks kusjuures ka hea. Küll me pildiga hakkama saame. Mul ei ole praegu, jah. Miskil pilte. No mul on mingi jõulupildid, kus ma olen oma lapsega umbes musitanud. Nagu see on ju. Vist ei ole päris lõpuni need, mida sa tahaks avaldada. Jaa, et selle koha pealt peab äkki praegu selle Facebooki pildiga hakkama saama. Nii, Facebooki live, see läheb ise, eks ole, üles, sellega ma ei pidanud midagi tegema.
Plonski teeb YouTube'i coveri ma saatsin, kui YouTube on valmis, ma kirjutan kirja vahepeal valmis, et kui see YouTube ükskord tuleb, siis mul on see ka tehtud, ma saan laiali saata Eesti baasile. Saame tööle hakata. Aitäh! Super, Kai, tšau! Tšau!